Kui sa küsiksid enda ihu ükskõik milliselt organilt või koelt, mis on sinu ülesanne ihus, siis ilmselgelt sa saaksid vastuse igalt organilt. Magu ütleb, minu asi on toitu seedida. Peensool ütleb, ma lagundan ja omastan toitained. Jämesool ütleb, ma väljutan jääkained. Maks ütleb, ma puhastan verd. Neerud ütlevad, ma väljutan uriini ja puhastan verd. Süda ütleb, ma pumpan verd kogu organismi laiali. Kopsud ütleb, ma ventileerin, toon hapniku sisse ja väljutan süsihappegaasi. Aju ütleks, ma juhatan, koordineerin kõiki tegevusi. Iga rakk sinu ihus on pidevas töös ja muuseas, sina ja mina koosneme rakkudest. Samamoodi võrdleb apostel Paulus kogudust kui ihu ehk Kristuse ihu, kus Jeesus on pea ja meie oleme kogudus. Aga kogudus selles mõttes on sarnane tööga. Mõni ütleb, ma käin tööl, teine ütleb, ma käin koguduses. Tööl käimine ei tähenda veel seda, et ma tööd teen, ja koguduses käimine ei tähenda seda, et ma olen aktiivne osa panustamises, selle ihu ehitamiseks. See jutlus, mida ma kõnelesin viimasel pühapäeval, et meil kõigil on osa panustada kasvuks ja iga väike osa loeb, on üleskutse sellest, et me kõik vajame avastada või kasutusse panna, juhul kui me oleme juba avastanud oma annid ja talendid, nii loomulikud kui üleloomulikud, vaimulikud anded ja loomulikud anded panna töösse koguduse ehitamiseks. Nüüd kogudus on inimesed ja me ehitame inimesi. See ei ole pastorite, külalisjutlustajate töö, nendel, kellel on kõnelemisand ja seisavad meie ees. See on meie kõigi töö. Julgustada kedagi, anda prohvetlik sõnum, teha eestpalvet, olla kellegi jaoks olemas, kõndida kellegiga mingi periood, kui ta läheb läbi raskest ajast või lihtsalt olla olemas kellegi jaoks. See on meie töö. Koguduse potentsiaal on tohutu ja ainult Jumal taevas teab, kui palju kogudus saaks kasvada, ilmselt plahvatuslikult edasi minna, kui iga koguduse liige, iga osa, iga inimene, kes koguduses käib, panustab sellega, mida Jumal on talle andnud. Kui me kõik panustame, midagi suurt ja vägevat saab juhtuma. Nii et ära vaata pastorite peale, ära vaata kõnelejate peale, säravate külaliste peale. Ütle, mina olen siin ja ma olen valmis panustama ja vaata, mida Jumal suudab teha. Väikese panuse ja vaata, kui suure asja võib Jumal ära teha väikese panuse läbi. See jutlus oli sel teemal, nii et head kuulamist. Me räägime täna panustamisest kasvuks, panustamine kasvuks ja loen siis Apostlite tegude raamatust 6. peatükist salm 1. Siin öeldakse nii, aga neil päevil, kui jüngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebrealaste vastu, et igapäevases abi andmises õieti ei hoolitud nende leskedest. Siis kutsusid need 12 eneste juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et meie kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidulaudade eest. Sellepärast, vennad, vaadake endi seas 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelle me seaksime sellesse ametisse. Meie aga tahame pidevalt olla palvetamises ja sõnateenistuses. See kõne oli kogu rahvahulga meelt mööda ja Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai väga suureks Jeruusalemmas ja suur hulk preestreid sai sõnakuulelikuks usule. Amen. Kui isegi preestrid tulevad usu juurde, see on kõva sõna, kas pole nii? Kui me räägime meie Jumalast ja tema loomingust, siis Jumal lõi kõik asjad ühe potentsiaaliga.
Potentsiaal on varjatud võime millegiks, mida veel ei ole tulnud esile, aga see nagu võime on olemas. Kasvada, areneda, paljuneda. Jumal lõi kõik asjad potentsiaaliga kasvuks. Tammetõru võib kasvada tammepuuks, kas pole nii? See võib-olla võtab paarsada aastat aega, muidugi puuks saab ta varem, aga kui me räägime sellisest suurest tammepuust, mida me näeme siin võib-olla ka meie linnas, ja iga taim kasvab, areneb, küpseb, paljuneb, mõned taimed paljunevad niimoodi, et sa ei tule toime sellega. Paned näiteks piparmündi peenrasse, mis on väga ohtlik teha, sest piparmündil on võime võtta üle kogu peenar. Nii samamoodi nagu näiteks viinamarjal. Istutad viinamarja omal kasvuhoonesse ja sul on kasvuhoone varsti täis viinamarja, neid väete ja rohelist, aga viinamarju ei tule. Nii et Jumal lõi kõikide liikide, loomad, linnud, kõik putukad, taimestik, esmased isendid ja sealt edasi on paljunemine toimunud nagu iseenesest, sest Jumal pani selle potentsiaali kõigesse elavasse loodusse. Nii et me teame, et Jumal andis inimesele viljapuud ja nimetles, et mille sees nende seeme on. Huvitav, kus pole nii, ta ütles, et nende sees on, nende viljas on seeme, sest seeme räägib jällegi tohutust potentsiaalist. Ma imestan selle üle, kuidas sa võtad näiteks tomati seemned. Ma sel aastal külvasin oma enda tomatid ise ja sellega palju tööd, kes on teinud seda, sa pead seal pikeerima neid ja mitu korda ümber tõstma, aga need seemned näevad välja kõik ühtemoodi sisuliselt. Aga nendest tulevad täiesti erinevad taimed, erinevad värvi tomatid, mõned on pisikesed, kirstomatid, teised on lihatomatid, suured tomatid, kollased, oranžid, punased, mis iganes, aga need kõik näevad alguses välja nagu ühesugused. Ma imetlen seda väge, mis on ühes seemnes paljundada. Ja Jumal ütles ka inimesel olla viljakas, paljuneda. Samuti me loeme talentide loos, kuidas Jumal, või seal siis loos isand, ootas kasvu ja paljunemist nendelt sulastelt, kelle ta oli andnud talendi. Nii et ta Mattuse evangeeliumile vastavalt küll ei ütelnud, et minge ja paljundage seda. Luuka evangeeliumis me näeme, et sellest käsust, et minge ja kaubelge. Matteuse evangeeliumis ta lihtsalt andis talendid ja ei ütlenud midagi selle kohta. Aga kui ta tuli tagasi aru pidama nende sulastega, siis ta kiitis neid, kes olid kasvatanud seda talenti. Ehk teisisõnu, Jumala ootus on, et need asjad, mis ta meile on andnud, kasvaksid. Kui ta andis sulle mingi anni, mingi oskuse, mingi võime, siis Jumal ootab, et sa arendaksid seda, et sa kasvataksid seda. Kas pole nii? Kui sul on muusikaalsus anne, arenda seda edasi. Ja kui sul on hoolekande anne või mingi muu anne, arenda seda edasi. Ja tegelikult ka kogudus oli mõeldud kasvama. Jeesus ju andis oma jüngritele üleskutse minna kõike maailma, kuulutada evangeeliumit kõigele loodule ja teha jüngriteks kõik rahvused. Tänu Jumalale, et evangeelium on jõudnud Eestisse. Tänu Jumalale, et see läheb edasi. Aga et ka kogudus oli mõeldud kasvama, näeme me sellest, et kui Jeesus jüngritega kohtus, oli neid 11 meest, 11 apostlit, Juudas teatavasti sooritas enesetapu, oli rühmast väljas ja andis neile käsu minna kõike maailma. 4 pühipäeval me näeme 120 olid koos. Samal päeval, kui nad läksid kuulutama evangeeliumit, 3000 andsid oma elu Jeesusele. Mõni aeg hiljem templis, kui see halvatus jäi terveks, 5000 lisandus. Nii et Jeruusalemma kogudus kasvas tohutu hooga. Mõtle, kui Pärnus saaks ühe koosolekuga päästetud 3000 inimest. See oleks võimas. See oleks tohutu mõju siin linnas. Ja sõbrad, Jumal on võimene tegema Pärnus, mida ta tegi Jeruusalemmas. Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti, ütleb Apostlite 2:47 ja Apostlite 9:31 ütleb, et kogudus kasvas Issanda kartuses ja püha vaimu julgustusel. Kasv, mida Jumal tahab oma koguduses näha, tuleb esile läbi meie kõigi panuse. Ma tahan, et sa ütled seda, läbi kõigi meie. Ja, see meie oleme mina siin, selles meie hulgas, eks ole. Nii et see ei ole 1 või 2,
erilist inimest. Me oleme harjunud nagu vaatama võib-olla juhtide peale, see on, muidugi nad kannavad põhivastutust, neil on üks koorem, aga kogudus ei ole mitte pastori organisatsioon. See on meie kõigi ühine pere. Amen. Me kõik kuulume täpselt samasse perre. Ja huvitav, et ka 1. Korintuse kirjas 3:9 apostel Paulus ütleb niimoodi, et me oleme Jumala kaastöölised. Ehk teisisõnu, ka mitte Jumal üksinda ei vastuta selle eest, et kogudus areneb, kasvab ja küpseb, vaid see on Jumal ja meie. Amen. Kunagi oli niisugune nali, et keegi nägi ühte ilusat aeda ja kommenteeris siis, kui ilus see kõik oli ja ütles niimoodi, et hea issand või hea Jumal on aidanud siin sellise aia esile tuua ja siis aednik ütles, sa oleks pidanud nägema, kui see oli ainult Jumala käes üksilda see aed. Ehk teisisõnu, keegi ei olnud seal veel umbrohtu ära võtnud, keegi ei olnud midagi paika pannud ja selles mõttes Jumal töötab koos inimesega. Amen. Inimene töötab koos Jumalaga. See on, kus asjad juhtuvad. Nii et me oleme Jumala kaastöölised. Ja samuti Piibel ütleb meile, et Jumal annab kasvamist. Nii et Jumala käes on võime panna asjad kasvama. Aga mul on üks lause sulle öelda, mis tuleb sellest kirjakohast, mis ma just tsiteerisin, kus öeldakse, et Paulus istutas, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. See lause kõlab niimoodi, Paulus pidi istutama ja Apollos pidi kastma, et Jumal saaks lasta kasvada. Jumal ei oleks saanud lasta midagi kasvada, kui oleks Paulus midagi istutanud ja Apollos seda seemet kastnud. Nii et need mehed seal omasid täpselt samasugust rolli selleks, et see tulemus võiks tulla esile. Ma ütlen selle veel üks kord. Sõbrad, ma katkestan korra selle kuulamise selleks, et öelda, et kui sa ei ole seda kanalit veel tellinud, siis vajuta telli või subscribe nuppu. Ja kui sul meeldib see, mida me siin kanalil teeme, siis vajuta like nupule. Need asjad aitavad tohutult kaasa. Suur tänu sulle ja nüüd tagasi selle sõnumi juurde. Paulus pidi istutama ja Apollos pidi kastma, et Jumal saaks lasta kasvada. Kogudus on mitte pastori eraorganisatsioon, vaid see on Kristuse ihu. Ja Kristuse ihu on midagi püha, midagi unikaalset. Amen. Ja sellepärast me kõik olles selles ihus osa, panustame millegiga. Kui ma küsiks ükskõik millise oma ihuorgani käest, mis on sinu töö, siis usu mind, süda ütleks, minu töö on pumbata verd üle kogu keha laiali, hoida vereringed käimas. Kopsud ütleksid, minu töö on ventileerida, tuua hapnikku sisse, veri viib hapnikku kudedesse, arterite kaudu, veenide kaudu tuuakse süsihappegaasi ja jääkainet tagasi ja väljutatakse tegelikult kopsudest väljahingamisega, kui sa ei teadnud. Ja kui sa küsiks Mao käest, mis on tema töö, ta ütleb, see on toitu seedida. Mis on maksatöö? Puhastada verd, ütleks Max Neerud, filtreerin verd ja väljutan jääkaineid. Mis peensool teeb? Omandan toitaineid. Jämesool, väljutan kõik jääkained. Pankreas, toodan ensüüme, reguleerin veresuhkrut. Luud, toetan ihu ja kaitsen elundeid. Need iga organ, iga kude inimihus, tal on mingi töö. Kui sa küsiksid ühe konkreetse organi käest, mis on su töö, ja olla aus, see ei ole mitte ainult organid, iga rakk inimihus teeb tööd. See võib olla sulle üllatus, aga meil on miljardeid ja miljardeid rakke meie ihus. Ilmselt läheb arvud isegi triljonite juurde. Ja igas ihurakus, kuula mind, igas ihurakus, igal sekundil toimub tuhandeid, mõningal juhul isegi miljoneid keemilisi protsesse molekulaarsel tasandil igas sinu rakus. Iga rakk töötab.
et ihu elaks. Et ihu saaks funktsioneerida. Iga rakk töötab. Nii et igal organil on oma töö. Ma tahan koos teiega, sõbrad, vaadata kirja roomlastele. 12. peatükk ja salm 4. Ja siin apostel Paulus räägib vaimu annete õigest kasutamisest ja toob välja mõned olulised asjad siin. Ta ütleb nii, sest otse kui meil ühes ihus on palju liikmeid, amen, sul on käed, sul on jalad, sul on nahk, silmad, kõrvad, sul on siseorganid, palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama töö. Aga igalühel on töö. Kas pole nii? Kõigil ei ole sama töö, aga kõigil organitel, kudedel, kõigil rakkudel sinu ihus on töö teha. On töö teha. Nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed, ehk et me kõik toetume üksteise abile, üksteise panusele. Kõik asjad siin elus, mida sa iganes kasutad ja naudid, on paljude inimeste panus. Ükskõik, mis asja sa võtaks. No, võta näiteks seesama mikrofoni stand. Siin on metalli. Okei, keegi valmistas selle asja siin ja komplekteeris ja siin on insenertehnilist, aga kuskil keegi veel varem kaevandas metalli välja, kas pole nii? Keegi veel varem kuskil pumpas õli maa seest ja jääk tooteks sai plasmassi, siin plasmassi osad. Siin on nii palju, iga asi, mis sa vaatad, iga asi sinu elus, kus me elame, kõik teed, majad, toit, kõik asjad on paljude inimeste panus. Kui sa ainult üksi oleksid siin, usu mind, sa ei jõuaks kaugele. Sa ainult saaksid toidu otsimisega päev otsa tegeleda. Nii et me oleme igaüks üksteise liikmed. Aga meil on armu mööda, mis meile on antud, mõnesuguseid armuandeid. Olgu prohvetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda. Mäletad, ühel pühapäeval me rääkisime prohveteerimisest, et prohveteerimine on inimeste julgustamiseks, ehitamiseks, kinnitamiseks. Nii et me kõik oleme kutsutud kinnitama ja Paulus toob selle anni siin esile ja ma olen täiesti veendunud, kui sa oma kodus pühapäeva hommikul või laupäeva õhtul loed Jumala sõna ja ütled, issand, anna mulle midagi, mis võiks olla julgustuseks kellegile. Siis, kui sa pühapäeval tuled, Jumal orkestreerib kellegi sinu tee peale, keda sa saad julgustada nende mõtetega, mida sa just laupäeval või pühapäeva hommikul said. Nii, kui sina valmistud selleks, et kedagi teenida, julgustada, kinnitada, Jumal hoolitseb selle eest, et sul on, keda julgustada. Amen. Nii, me peaks tulema selle hoiakuga alati kohale. Ja siis ta jätkab siin, üteldes niimoodi. Olgu hoolekanne, mis toimugu hoolekande ametis. Rääkides siin, et on inimesi, kelledel on selline eriline hoolitsusvõime. Ma mäletan aastaid tagasi, kui ma käisin oma sõpradega pidudel ja ma ei olnud muidugi kristlane sel ajal, oli noormees, kellel oli palju sõpru sealt oma koolist ja üks nendest oli mees, kelle nimi oli Jõgis. Ja tema oli selline noor mees, kes alati, kui me kokku tulime, valmistas seal toitu ja tegi võileibu ja valmistas kõigile teistele ja siis, kui kõik olid seal söönud ja midagi ei saanud, siis vaatas, kus ta ise saab. Nii et see oli üks loomulik selline hoolekande või hoolitsus nagu ainult mehe sees. Ja on inimesi, kes on nagu loomu poolest sellist tüüpi inimesed. Nüüd me kõik saame ennast arendada paremaks, panna teisi ettepoole. Oled sa nõus sellega? Me kõik saame arendada ennast paremaks. Me ei sünninud täiusliku komplektiga siia maa peale. Me arendame ennast. Näiteks mõnel inimesel on väga hea külalist lahkuse võime. Ja mõnel teisel ei ole väga seda. Tal on nina krimpsus, kui keegi tuleb niimoodi ootamatult ukse taha. Aga keegi teine on niimoodi, tule sisse, tead, siin on viimane särk sulle, annan selle ära, vahet pole, siin on viimane paluke leiba, annan selle ära.
ja see on niisugune loomulik anne. Nii et Paulus ütleb, kui sul on üks teatud loomulik and, mis muuseas on ka Jumala käest sulle tulnud, jah, nüüd kasuta seda Jumala heaks teadlikult. Olgu ta hoolekandeametis. Kui keegi on õpetaja, siis ta toimugu õpetamisametis. Jällegi, koolis ka inimesed õpetavad, aga on inimesi, kelledel on eriline and õpetada. Ja ta oskab asjad selgeks teha. Ja keegi teine, ta ise oskab teha, aga õpetada ei oska seda asja. Ma olen näinud neid inimesi. No tõesti, ise teeb hästi, aga ei suuda õpetada. Ma ei tea, läheb tülli või lihtsalt ei oska väljendada ennast ja see ei jõua kuskile. Aga kui kellelgi on õpetamisand, ta ütleb, kuule, kasuta seda inimest õpetamises Jumala koguduses. Ja siis ta ütleb, manitseb keegi, see on uues tõlkes niimoodi, või vanas tõlkes niimoodi, uues tõlkes on julgustab keegi. Siis olgu ta julgustamisametis. Meil on vend Arne siin, teada-tuntud julgustaja. Peame sulle sildi andma, julgustamisamet. Võtame sind tööle, julgustamisametisse. Väga hea. Aga me kõik peame olema julgustajad. Ütleme enne selle peale. Jah. Kes teisele annetab, andku siira südamega. Jällegi on inimesi, kes on loomu poolest andjad. Nüüd kristlaseks saades me peaks kõik olema paremad andjad. Amen. Sest nad on Jumala maailma armastunud, et ta andis. Armastus väljendab ennast andmises, aga on inimesed, kes on täitsa ilma, ise nad on isegi kristlased, aga nad on andjad. Nad on andjad. Amen. Ja sellepärast Paulus ütleb siin, et vaata, millised anded teie keskel on ja kui sul on see and, siis pane see töösse, pane see kasutusse. Järgmine kirjakoht, kus ma tahan liikuda, on kiri Efeslastele, 4. peatükk ja siis salm 11 ja siit edasi. Ma loen teile, sõbrad. Ja tema on pannud mõned apostliks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks. Kui palju Jumal on neid pannud nendesse ametitesse? Vastus on mõned, mitte kõik, eks ole. Milleks on need ametid, need 5 ametit, mida me võime kutsuda kõnelemisandideks Kristuse ihus koguduses? Milleks need on? Salm 12, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Algtekstis see sõna abiliste töö on tegelikult siis diakoonia ehk et teenimistöö, vaimulik teenimistöö. Nüüd vaatan veda korra veel. Jumal on pannud kogudusse apostlid, prohvetid, pastorid, õpetajad, evangelistid, kõneannid selleks, et pühi inimesi, mis on kõik meie, valmistada meid teenimistööks. Ja ta ütleb edasi, Kristuse ihu ülesehitamiseks. Nii et kes ehitavad üles Kristuse ihu? Pühad, kes on ette valmistatud. Pane tähele, ta ütled siin, et pastorid, evangelistid, prohvetid, nemad ehitavad üles Kristuse ihu. Nad on meil toredad mehed, las nad tulistavad, las nad seal põrutavad. Me elame kaasa, ma olen nõus amen ütlema aeg-ajalt, ma olen nõus plaksutama, panen väikse ohvri ka kaasa, et sa saaks rohkem jutlustada. Ei, nemad on siin selleks, et valmistada ette sind. Ja sina ehitad üles Kristuse ihu. Selles mõttes me kõik teeme seda, aga see on osa, mis Jumal on neile andnud. Kaua me seda tegema peame? 13. salm ütleb, seniks, kuni me kõik jõuame ühisele usule. Kas pole huvitav? Saad mõned inimesed päästetud, hakkad neid õpetama, treenima, jüngerdama, nemad jõuavad ka oma usus kaugemale, siis on juba uued inimesed tulnud, hakkad jälle otsast peale. Nii et see protsess kestab siin, kuni Jeesus tuleb, võime olla kindlad selle peale. Ja Jumala poja tunnetusele, nii et see on ka üks osa, et kõik tunnetaksid Jumalat, Jeesus Kristust isiklikult, mitte lihtsalt religioon, mitte lihtsalt, et mul on teadmised, mitte lihtsalt, et mul on huvi, aga ma olen kohtunud Jumalaga. Ma tean, et ma tunnen nüüd teda, siis meie töö läheb edasi, eks ole. Ja kolmandaks,
täieks meheks saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu meeda, ehk teisisõnu, siin räägitakse küpsusest. Ehk et kui kõik inimesed on küpsenud Kristuses, nii kaua meie töö kestab. Nii et ma näen, et see otsa ei saa. Sest kogu aeg tuleb uusi, kogu aeg on vaja edasi kasvada. Nii et sõbrad, see töökirjeldus on siin eluaegne. Ega jääks enam väetimaks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules, inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks. Nii et kui Jumala rahvas kasvab, küpseb, siis me oleme stabiilsed, käime tões, oleme hoitud väärõpetuste eest ja 15. salm ütleb, vaid me tõtt taotledes armastuses kasvaksime. Pane tähele seda keskkonda, milles me kõik kasvame. Armastuses ja tõtt taotledes. Nii et tõde tuleb rääkida armastuses. Tõde ei saa lihtsalt visata näkku kellegile nagu pannkooki. Sa pead olema kindel, et sa armastad seda inimest. Sa oled valmis maha panema oma elu tema eest, kui sa tuled ja ütled talle tõde. Jumal armastab meid, sellepärast Jumal on õigus öelda meile täielikult tõtt. Tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõigest selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud. Amen. Pea, aju koordineerib kogu ihutegevust, meie ihus samamoodi. Ja koos hoitakse, kuidas hoitakse kogudus koos? Kuula nüüd tähelepanelikult. Kuidas püsib kogudus koos? Koos hoitakse iga kõõluse kaasabil, vastavalt iga üksiku liikme tegevusele. Nii, kui sa arvad, et see on pastori töö hoida kogudust koos, see ei ole. See on meie kõigi töö. Amen. Inimesed sinu kõrval on sinu vastutus. Minu õde, minu vend, minu lähedane. Iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järgi ja kes teeb, et ihu kasvab. Teadlik tegevus. Ma panustan ihu kasvamisse. Et ihu kasvab edasi Jumala poolt määratud kasvamist. Selle koguduse kasvujõud tuleb igalt ühelt, mitte ainult pastorilt või mõnelt jutlustajalt või juhatuselt, vaid kogudus saab kasvujõu, kui iga liige teeb oma osa. Kust tuleb see kasvujõud? Kui igaüks panustab oma osaga. Amen. Lõpetan sellega, et pööran tagasi siia, kus me ennem lugesime Apostlite 6. peatükist. Siin ka kogudus oli kasvanud. Ja tavaliselt, kui kogudus kasvab, siis kasvavad ka vajadused ja kasvavad, mis asjad? Probleemid. Kus on inimesed, seal on probleemid. Tere tulemast meie keskele. Ja nendel, kel oli vastutus seal juhtida ja õpetada, nad ei saanud enam võtta lisakohustusi, et hoolitseda ka toidulaudade eest ja korraldada asju. Ma toon näite sulle. Enamus pühapäevi ma juhatan seda teenistust. Kes mis ajal midagi võtab, ma olen lavamänedžer, annan mikri edasi, mis mingil ajal seda teeb, eks ole, pärast tulen uuesti üles, võtan asjad kokku ja paljudel kordadel ma ka jutlustan, kas pole nii. Vahest on meil külaliskõnelejad, nii edasi. Väga tihti ma tulen ja panen toolid paika, kui ma tulen kogudusse. Siis ma panen kaamera ülesse, siis vaatan, kas on need asjad olemas, tood asjad olemas. Ja nii edasi. Kui ma näen paberitükki parandal, võtan sellega ülesse. Ühesõnaga, ma teen, mis ma iganes saan. Aga ma saaksin oma osa paremini teha, kui ma ei peaks kaamerat näiteks üles panema. Ega toole paika panema. Või mingeid muid asju sebima, olema lavamänedžer. Nii, et kui on inimesi, kes võtavad selle osa, et annavad mikri kätte õigele inimesele ja mina ei pea sellega tegelema, siis mina saan pühendada rohkem sellele, mis on minu kutse, mis on õpetada Jumala rahvast. Amen. Niisama lihtsalt see toimib. Ja. Nii et see oli täpselt see olukord, mis neil oli
ja nad valisid 7 meest, kes olid juba näidanud ennast heast küljest ja nad volitasid neid teenima seal kogudust. Ja mis oli tulemus? Jumala sõna kasvas ja levis. Kuule, see on vägev tulemus. Mitte, et need jutlustajad nagu tulid veel vägevamate jutlustega lagedale ja neil oli veel vägevamad krussaadid ja toodi mingi tippmees kuskilt USA-st või Austraaliast kohale. Ei, midagi sükest juhtunud. Lihtsalt teatud inimesed võtsid väga lihtsalt seal eeslide taga, mitte isegi niimoodi auliselt lava peal paista, vastutuse, tegelesid toidulaudega, teenisid inimesi seal, see on ainult toidu jagamine, seal käis julgustamine, seal käis toetamine, seal nad palvetasid, seal nad teenisid inimesi, inimesed said teenitud ja julgustatud ja selle tulemusena Jumala sõna levis rohkem. Huvitav, et sükene koguduse kohvik põhjustas seda, et sõna levis rohkem edasi. Ja siin öeldakse meile, jüngrite arv sai väga suureks. See sõna seal on tegelikult erakordselt suureks, võimas. Ja muidugi, nagu öeldud, templist tulid lausa preestrid usule, neid oli seal muidugi tuhandeid preestreid ja see ütleb mulle, et no tõsiselt ärkamine levis ikka igale poole. Isegi templis inimesed tulid ju Jeesuse tundmise juurde. Nii et sõbrad, see on hea näide sellest, kuidas kogudus kasvab, kui igaüks teeb oma osa. Ja ma tahan näidata teile veel ühe kirjakoha siin lõpuosas 1. Korintlastele 12. peatükk ja 18 salm, et nüüd Jumal asetaski liikmed igaühe neist ihu külge nõnda, nagu tema tahtis. Me oleme selles ihus, selles koguduses, nii nagu Jumal on meid asetanud. Jumal oleks võinud lasta sul sündida kuskil mujal, mingis muus ajastus, teises linna osas ja juhtida su sammud hoopis kuskile mujale, aga ta juhtis siia. Nii et ära ihalda kellegi teise positsiooni. Nii nagu tema asetas sind ihu külge. Seal sa oled kõige parem. Amen. Nii et kui sa arvad, et sa võiksid teha midagi muud, siis usu mind, kui sul on andi ja kutsed selleks, sinu and teeb sulle ruumi, varem või hiljem märgatakse. Aga teeustavalt seda, mida sa teed. Muuseas, mina elusõna koguduses alustasin kohanäitajana. Olin ukse peal ja võtsin ust, seisin püsti terve teenistuse, meil oli tollal 3 tundi pikad teenistused, aga ma tahtsin teenida issandat. Siis pakuti mulle lastetööd. Ma võtsin selle muidugi vastu. Iga töö teha issanda jaoks on suur asi. See võttis hulga aega, kui keegi palus mul tunnistust anda ja see võttis hulga aega, enne kui ma pastoriks sain. Et sa alustad teenimisega sealt, kus sa oled ja kui sul on and, usu mind, keegi varem või hiljem märkab seda. Ja võti ülenduseks on olla ustav seal, kus sa oled. Amen. Keegi on ütelnud hästi, et kui sa oled ustav, siis edu leiab sind üles ise. Ära otsi edu, ära aja taga edu, ole ustav ja edu otsib sind ise ülesse. Sa oled kõige parem oma enda annis. Kui minu kõrvad ütleksid, et nad ei taha enam kuulamisega tegeleda või kuulmisega, vaid tahavad nagu maailma nagu tajuda kompamise teel, siis kujuta ette, kui mu kõrvad kui ma peaksin nagu kõiki asju nagu kompama kõrvaga. See oleks väga-väga imelik ja ebaloomulik ja aeglane, ebaefektiivne ja ebaedukas elamise viis. Nii et kõrvad ikka, jääge kuulma. ja käsi, tee, mis käsi suudab teha. Jää oma asja juurde. Ja ära shoppa paremat kogudust. Tööta selle kallal, kuhu Jumal on sind pannud. Kummal on suurem potentsiaal shopata iga natukese aja tagant, et leida uut kaasat või töötada selle suhte kallal, mis sul praegu on? Kummal on suurem potentsiaal eduks? Keegi ei vasta mulle, aga ma ütlen selle teisel, kui sa töötad ühe suhte kallal. Kiitus Jumalale. Ja kokkuvõttes, kogudus ei ole publik, vaid meeskond. See ei ole, keegi kõneleb siin, te olete publik, meil on vaja plaksutajad. Ei, me oleme meeskond. Teiseks, iga liige on vajalik, mitte lihtsalt kasulik. Iga liige on vajalik. Ma tunnen, kui keegi on puudu. Ma arvan, kui sa teed mingit tööd ja
sa oled ülistuses näiteks ja keegi ei saa tulla või trummarit pole või kedagi pole, me tunneme seda. Kolmandaks, kasv toimib siis, kui iga liige panustab. Ehk iga liige mõjutab tervikut. Ma ütlen sulle midagi, kui sa lõikad oma väikse sõrme maha, ära hakka seda tegema muidugi, aga kui sa lõikaksid oma väikse sõrme maha ja paneksid selle siia lauale, see oleks üsna graafiline pilt küll, aga kui sa seda sõrme nagu taas ei ühenda ihuga, sellisel soojal ajal nagu praegu, esimese 15 minutiga, siis need närvid surevad ja see sõrm ei hakka iialgi tööle, need koed on surnud, sa jääd sellest sõrmest ilma. Talvel paned külma, võib-olla peab mitu tundi vastu, nõelutakse tagasi, närvid ühendatakse, jumala abiga heal juhul, see sõrm jääb ellu, eks ole. Aga kui sa paned selle sõrme, lõikad oma ihust maha selle sõrme, paned siia lauale, siis tagasi ihusse mitte panduna see sõrm sureb. Ihu, kui see sõrm on ära lõigatud, kannatab. See on valus, aga ihu elab edasi, aga see sõrm ei ela ilma ihuta edasi. Ihu läheb edasi, sõrm ei lähe edasi. Nii ongi. Nii sellepärast ole ühendatud kogudusse, ole ühendatud ihusse. Issand lisas iga päev juurde nende ühendusele. Seal oli üks ühendus, kuhu neid lisati. Kui Jumal on andnud sulle talendi, vähemalt ühegi talendi, siis see on mõeldud kasutamiseks. Amen. Viiendaks, iga väikese osa täitmine toob harmoonias suuri tulemusi. Iga väikse osa tegemine tegelikult toob lõpuks suure asja, kas pole nii. Operatsioonil, kirurg teeb seda operatsiooni, aga igaüks seal millegiga panustab. See, et sa saad õigel ajal käärid, see, et sa keegi anestesioloog hoolitseb sellest, et inimene magab ja samal ajal vaadatakse tema südametegevust ja hingamist ja kõiki neid asju. Iga väike asi loeb. Ja asi võib minna väga kehvasti, kui keegi oma osa tegemata jätab. Kuuendaks, ühine eesmärk on tähtsam kui isiklik roll. Ühine eesmärk on lõpuks tähtsam kui isiklik roll. Ja lõpuks, sõbrad, ma arvan, meil tuleks küsida enda käest, et mida mina saaks kaasa teha oma koguduse töös. Jutlused pühapäeviti meie kogudustes ei ole mitte meelelahutuseks ja lihtsalt õpetlikud, motiveerivad, inspireerivad, julgustavad sõnavõtud, vaid me läheme kuulama Jumalalt sõna meie jaoks. Ja kuidas me sellele reageerime ja mida me sellega ette võtame, on meie vastutus sealt edasi. Ja ma arvan, me kõik peaksime küsima enda käest, mida mina saan teha oma koguduse jaoks. Number 1, ma peaks kuuluma ühte kohalikku kogudusse. Igal kristlasel on vajalik vaimulik kodu ja omaenda pastor. Ja kui ma olen seal koguduses käimas, mida ma saaksin teha selle koguduse heaks, inimeste heaks, selle tervikliku heaks. Ja sa astud ühele uuele vaimulikule küpsusele, kui sa hakkad kasutama neid andeid, oma aega, oma ressursse, oma võimalusi selleks, et ehitada Kristuse ihu. Ja pea meeles, me oleme sellega Jumala kaastöölistega, kui me töötame Jumala asja kallal. Jumal on meie tasuja. Ja ma arvan, et kõige üllam, suursugusem ja erilisem töö ja võimalus meie kõigi jaoks on olla osa ja teha oma panus oma eluajal kohalikus koguduses, sest mida me teeme kogudusele, me teeme seda Jeesusele.